Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Vaata, kuhu me suga tulime täna. Me tahtsime tulla õue, sest ega me ju ei tea, millal järgmine võimalus on. Ja täpselt nii me olemegi voolanud need viimased päevad, need nädalad, need kuud. Võtnud igast hetkest just nimelt seda, mida tal pakkuda on. Ja kui see soov juba korra sinu seest läbi käib, siis sa ei saa enam teisiti, sa pead saama selle. Ja siin me oleme. Võtsime omale kaasa kuuma tee, sest täiesti üllatusena ootamatult tõi see mai tuli külla, pani koristama. Ma tavaliselt portaalipäevadel selliseid asju ei tee. Ja nii hilja, kell saab 6, nii hilja läheme me väga harva siiamaani. Oleme läinud väga harva portaali. Tavaliselt toimub see ikkagi kuskil päeva esimeses pooles või tead sa, ei olegi seda rütmi, ei ole seda rutiini, millal Raamaportaal võib alata. Ta võib alata nii erinevatel aegadel. Vaat nüüd, kui tahtsin sulle hakata ütlema, et tavaliselt, siis seda ei ole. Hakkas ta viima kohe tagasi ajapilte, need kellaajad on ju täiesti seinast seina. Jah, see ongi see voolamise võlu. See, kus sa usaldad, et sa oled täpselt seal, kus sa olema pead. Ja sul ei ole kiiret. Ei selle koristamisega. Ei teiste järgmiste. Toitu pakkisin jälle, sügavkülma panin. Liha jälle portsjonid. Nii et 30 pakikest läks ilusti jälle külmakappi ja hea võtta. Kõik saab valmis täpselt siis, kui ta valmis saama peab. Ja see, kui meid ei piira ja jahista ajamasinad, see kell, mida siin käe peal ei ole olnud juba üle 5 aasta. Jah, üle 5 aasta ei ole kella käe peal käinud. Siis sa saadki kõike naudinguga teha. Täna meil ei olnud seda energiat, et me oleks koristades tantsinud ja laulnud ja hüperaktiivne olnud. Meil oli küsimus, kell oli ju üle keskpäeva, 1 ajal. Kas sa tõesti tahad, et me täna hakkame koristama või? Jaa. Sest mai tuleb külla. Mai juba ju oli külas. Aga see sisemine soov, see, mis ütleb, et jaa, me teeme seda ju enda jaoks ja ma tahan, et kui maiga koos kõik algab uus, et see algab jälle sealt puhtast värskest energiast. Ehk siis aknad lahti, vaibad välja, veega põrand puhtaks, tuuldumine, kõik see. Ja siin ei ole vaja oodata seda kadu 4 päeva, see on suhteliselt talvine teema. Kadu 4 päev sobib väga hästi talve. Harva koristad ja jälgid väga täpselt, mis sind toetab. Aga praegu, täna hommikul õue astudes oli teine õhk, oli suvine õhk. Joome. Ja Raama ütleb, et meil on hingamata. Meil on isegi kell kaasas õues. Kuigi tuul soodustab meie hingamist iga kord, kui sa õue astud. Hinga, armas. Hinga ennast endasse.
vabasta kõik see, mis sind enam ei teeni. Lase õlad liikuma, õlad pehmeks, see on kõik seotud sinu südamega. Nad on kõik omavahel seotud. Teine kell. Hinga. Täida. Ja kolmas kord. Alkeemik, hakka teadlikult tööle. Sisse. Tunne, kuhu sa ta hingasid. Tunne, kuidas sa ajad kõik selle laiali mööda keha. Ja hingad juurde veel, sest sulle mahub juurde, kui sa ta laiali ajasid. Aja see omakorda laiali. Täida ennast. Sa hingasid hinge endasse, anna talle ruumi selles kostüümis. Luba tal jõuda iga rakukeseni. Veel mahub sisse. Sest me ei ole veel välja hinganud, mina rääkides natukene. Ava samal ajal oma südant, oma tiibu. Ja luba kõigel väljuda, mis sind enam ei teeni. Hingad otse päikeselt kogu selle eluenergia, selle valguse endasse. Lubad tal puhastada kõik selle välja, mis sind enam ei tee. Ja ükskord veel. Aitäh. Riided tulevad sellest ära, nii alkeemiku kostüüm laguneb. Ja nagu sa näed, armas, tere tulemast, kes sa oled siia raamaportaali juhatatud. Mida me siin alguses tegime? Ärkavad, kasvavad, alkeemikud õpivad hakkama saama oma kehakostüümi kommunikatsiooni loomisega. Ehk siis need baaselemendid, mida me kõik iseendaga, ainult meie iseendaga saame õppida ja teostada. Vot see on
meie üleminekuaja õppimine, mitte mineviku pukkides raamatutes sobramine, vaid see, kes sa oled, mis sa oled, kuidas sa toimid, mis on sinu jaoks parim igal tasandil. Kas niipidi või niipidi, näed sa, siin on neid triipe küll, mis on sinu jaoks parim. Kas sa oled selleni täna jõudnud? Või usud sa seda, et praegu on imeline? Ja ma olen nii tänulik kõige selle eest, mida ma olen saanud tunda, mida ma olen saanud kogeda, mida ma olen saanud avastada, mida ma olen saanud nuusutada, mida ma olen saanud maitsta. Mida ma olen suutnud kuulata. Milline on minu võimekus sellel? Vabandust, mul on mikrofon, millega ma ei ole harjunud. Sest ma tuli nõue ja et sa ei kuuleks ainult tuule häält, vaid minu häält. Ma proovin esimest korda seda Hiina imet. Kõik nad on Hiina imed. Nad on meie koostööpartnerid ja abimehed, abilised. Kuhu me jäime omadega? Kuidas sul läheb? Enese avastamisega, enese võimekuse tundma õppimisega. Kas sa annad kehale, kui ta küsib, anna mulle palun. Sellepärast, et sa juba tead, kui kanal on avatud, energia voolab. Ja energia voolab kergemini ja sujuvamalt, kui temal on see kõige kiirem, see imeline informatsiooni vahendaja, see vesi. Ja kui ta on soe, kuna täna isegi õues on soe, siis mu tassike on endiselt soe, mitte külm. Ja kui tal on see soe jook, on see sul tee või vesi, mis iganes sina eelistad. Keha ütleb aitäh, aitäh, aitäh ja teeb suga veel paremat koostööd kui siiani. Ja kui see kanal peab seda informatsiooni läbi laskma, siis meie ülesanne on teda toetada. Kuula oma kanalit. Me kõik oleme siin need taeva ja maa ühendajad, need kanalid. Jah, osadel on kanal kinni, osadel on kanal lahti või avanemas. Näed sa, tuulepoiss tõmbab meil ikka nina jooksma. Need on maamummud, kes täna meil hakkasid sumisema. Mai tõi maamummud välja maa seest. Enne ma olin näinud ühte, täna ma olen näinud juba vähemalt 5. Nii et see lapselik rõõm selle üle, et ma näen midagi, mida ma veel ei ole näinud. Vaata, kas see on sinu sees, kas sa näed detaile enda ümber, kas sa näed keset ilu ka kolet, kas sa näed keset kolet ka ilu. Ehk siis kõiges on ju kõike. Sinus on kõike, minus on kõike. Leiame me imelise roosi, aga tal on okkad. Imeõrna siidimooni, mis siin järjest hakkab puhama. Aga ta on kare,
ta on siidine moon. Ta on kare, tema vars ja tema lehed on karedad. Tema õis on siidine, roosil lõhnav, sametine, mis kõigis on kõike. Mida sa oled otsustanud võimendada? Meile täna tuli, Guanyin tuli appi toetama seda portaali, sest see on Guanyini kimono, mille me ise oleme teinud siis 2 aastat tagasi talvel. Puhas poolpimeda käsitöö, väga hea kvaliteediga. Ütlesin selle siia ette, sest et sa mõistaksid, et iga mu käsitöö, nägemistöö on tegelikult ju läbi tajude võimendamise. Kui ma õmblen ja ma ei näe, siis mu näpud tunnevad, kuhu ma kandi panen. Nad tunnevad, kas kandi all on need 2 kihti kangast. Vau, põrrad. Mai tõi, põrrad. Ja kuidas liigub nõel. Ja ma aiman selle üsna ilusti, kuna ma olen nautinud oma täiskasvanu ea algusajal ja see kooli lõpuaeg ja ma õmblesin kõik asjad omale ise. Ilma lõigeteta ma võtsin lihtsalt, lõikasin asjad välja, õmblesin kokku. Seda sama tegin ma ka selle kimonoga. Tead, mis vahe oli? Siis meil ei olnud internetti, siis oli ainult usaldus ja enesekindlus. Nüüd meil on YouTube, how to, kuidas teha kimonot. Vaatad ära 4 videot. Tere Suli. Miilo istub meil siin kõrval. Miilo istub meil siin kõrval ilusti. Suli tuli ka meile külla. Keera nägu, mis sa Peppu meile jätsid. Sa ei pea ära minema, sa võid. Suli käpakene on terveks saanud. 2 nädalat kassipoiss ennast parandas. Ära parandas. Kas sa kuulad oma keha? Kõik see on seotud selle sama teemaga. See usaldus, mis oli siis, kui meil ei olnud seda otseühendust ei internetiga, ei AI-ga. See sisemine usaldus, see julgus, see oli nii selge ja kindel. Ta tegi täpselt seda, mida ta tundis, et ta peab tegema. Aga täna me tihtipeale, eks ju, hakkame vaatama, et aga kuidas seda teha. Või küsime neid soovitusi, mis oleks mõistlikum teha. Kelle arvates? Jah, siis kui me vaatasime need kimono videod ära, siis saime aru, et pane kinni, sest kõik nad rääkisid verilevat juttu. Vabandage, Miilo hüppas. ja tuli ikkagi võtta, usaldada ennast ja võtta käärid ja lõigata ja panna kokku ja oma visiooni järgi. Täpselt see, mida sulle raama näitab, sa ju teadsid juba, kui sa ostsid selle kanga. Mul on järgmine kangas ootab. See oli 2 aastat tagasi, vahepeal ma õmblesin veel mingeid asju. Aga praegu mul üks ilus värviline. Kõik vikerkaarevärvid on peal musta põhja peal. Trikotaaž ootab ühte hõlmikleidi valmis õmblemist ja see hõlmikleidi lõige istub mul kapis. See on üks mu lemmikkleitidest, mis on muga kaasa käinud
aastast 2018, kui ma tagasi Eestisse maandusin ja kuidagi avastasin T1 ja seal oli mingisugune minu jaoks täiesti tundmatu Itaalia bränd ja sinna sisse astudes selle kleidi ma sealt kohe ka leidsin ja ta on muga sellest päevast kaasa käinud. Aitab ta välja alati, kui on kuskile reisile minek, sest ta üldse ei kortsu. Teda võib sealt täpselt nii kokku pakkida, ta natuke võtab palju ruumi. Iga asjal on oma hind. Aga ta teenib nii suvel kui talvel. Imeline kangas, mis on väga hingav, veniv, maandav. Ta on nagu ussinahk. Muster siis. Niimoodi see juhatus toimibki. Ja nüüd on siis tema au olla meie järgmise käsitöökleidi eeskuju. Ram otsib sõnu eeskuju. Jah, eeskuju. Sest ta on olnud meile väga suureks toeks läbi kõikide nende 8 aasta. Nii Uraan ütleb, et vot siin oli su see 8-aastane kleit ja nüüd tuleb uus. See oli see pruun uss. Nüüd tulevad kirevad lehed. Jah, teeb nalja ka. Me saime aru, et meil on täna täiesti teistmoodi portaal, kui sa oled harjunud, armas. Ja see oli üks põhjus, miks ta meid tahtis ära tuua sealt toast. Just nimelt siia. Me oleme täiesti maandatud, eks ju. Me istume vaiba peal maas. Välivoodi on mu kõrval, siin peal on mul asjad ja sina seisad siin statiivi otsas ja Miilo jookseb edasi-tagasi. Päike on praegu meid toetav ja natukene isegi on seotud see mäng nende 3 kasega seal, sest et nad aitavad mul praegu kergemini näha. Päike paistab praegu läbi raagus kasevõrade, muidu oleks siin vari. Selle võrra on natukene jahedam tuulekem, aga selleks on meil see pehme keep, kimono, see võlumantel, see puhas armastus, see sügav, avanenud südame enesehoolivus. Sest kuni sa endani ei jõua, enesearmastuseni, enesest hoolitsemiseni, hoolivuseni, õrnuseni, seni ei saa sa jõuda ei neutraalsusesse ega tingimusteta armastusse. Need on üks osa sellest hoolivusest, sellest, mida see energia praegu, mida me sisse hingame ja suga koos siin portaali alguses aktiivselt tegime. See aktiveerib meis kõigis seda, see tõstab meie sagedusi. Ta muudab neid programme meie sees, lülitab välja neid, mis enam ei teeni ja me aitame neil väljuda. Aktiveerib ja käivitab neid, mis aitavad meil jõuda nende tunneteni, kus on julgus, kus on eneseteadvustamine, kus on hoolivus ja armastus. Kõik
on omavahel seotud. Tead, kui huvitav on tänane päev olnud? Tuul on vilistanud. Hommikul, kui ta tõusma hakkas, oli ju tuulevaikne ja hakkas vilistama. Meil on siin sellised, jälle nüüd ta vilistab siinpool, ennem sealpool. Ta räägib nii. Ma ei ole ennem kuulnud nii palju tuult rääkimas. Ja ma olen juba öelnud, et see peaks olema tuuletalu, kuhu ma olen maandunud ja jälginud kõike seda ümbrust. Kolm talve, 2 kevadet, see on meie 3. kevad. Kõik need kevaded on olnud väga erinevad, aga sellist ei ole me veel ennem kusagil tajunud, mis toimub praegu. See tuulte muutumine, see tuule aktiivsus, see aasta on väga vähe kärbseid, peaaegu üldse ei ole siiamaani. Esimesed porikärbsed ilmusid koos maiga. Mõned väikesed kärbsed olid toas, kui päike hakkas paistma veebruarist, aga need on olnud üksikud. Hommikul linnuparved lendavad läänest itta. Lähevad vist järve peale sööma. Nüüd õhtul enne päikeseloojangut linnuparved lähevad tagasi läände. Lähevad öömajale. Mai tõi ka rohkem linnuparvi. Ennem ei olnud. Kas sa paned tähele enda ümber olevaid muutusi? Kui sa oled ühe koha peal olnud, kas sa paned tähele neid muutusi, mis on teistmoodi kui kunagi varem? Olenemata kohtadest, kuhu meid elutee on juhatanud väga erinevatesse kliimadesse, väga erinevatesse kohtadesse. Kui palju oli ennem aega jälgida seda ümbrust. Ma ikka olen jälginud igal pool, kus ma olen elanud, sõltumata sellest, et mul on olnud väga kiired ärimaailma aastad. Kus sai õpetatud inimesi, kuidas oravaratast välja tulla, kuidas võtta see elu juhtimine enda kätte, kuidas olla see roolikeeraja, et mitte keegi teine sinu eest ei keeraks seda rooli, ei otsustaks sinu elu ja sinu tegevuste üle. Jah, need otsused ja valikud, kus me olime enamasti iseenda peremees, endale tööandja. Need meeskonnad, need perekonnad, läbi kelle siis see elutee on käinud, need on olnud kõik väga armsad, väga tähtsad,
väga tähtsad meie kujunemisele, meie arengule, meie kasvamisele. Neid on palju olnud. Üle 8-4. Neid on paralleelselt olnud mitu peret. Ja nad on vahetunud, sellepärast et see areng avab järjest meile uusi tasandeid, uusi oskusi. Nii see ingolendi areng sellel maal on ette nähtud, eks ju. Me areneme läbi oma kogemuste ja kasvame, et olla valmis järgmiseid kogemusi kogema. Ja niimoodi üks elu, teine elu, seal ei pruukinudki väga palju juhtuda. 3. elu, 4. elu, 5. elu, kus võib-olla hingolend on valmis saanud, võib-olla 500 elu, kuidas kellegi hinge areng on toimunud. Ühe kehastuse jooksul kogeda 10 elu, 15 elu kogemuste mahtu. Umbes nii võime me hinnata oma selle kehastuse teekonda, maandumisest kuni siiani. Ja kui vaadata kogu seda pagasit, siis kust on läbi käidud ja mida on omandatud, mida on jagatud. Nii töörindel kui eraelus, siis seda kõike on imeliselt palju. Seda on mõne meie kõrval oleva hingolendi jaoks liiga palju. Uskumatult palju, mõistmatult palju. Väga palju küsimusi tekitav, palju. Ja ometigi on see just nimelt see põhi, see vundament, millega me täna oleme siin. Siin, kus me oleme oma ülesande täitmise järgmisesse faasi suunatud, kus iga su tegevus on suunatud väga teadlikult, olles vastuvõtja, olles see töövahend siin hetkes, kuhu me oleme siis koos sinuga tulnud seda mängu mängima, seda protsessi läbima. Ja siis see tänulikkus selle võimaluse suuruse ees. Olla siin ja praegu ja teha seda, mida ma olen tulnud tegema. Siis see kõik ongi saanud võimalikuks läbi nende kõikide eelnevate kogemuste, tunnete ja nii edasi, mida kõike me enne ette lugesime läbi. Kaugele sa oled endaga jõudnud? Teadvusta seda, kus sa oled täna. Ja sa hakkad nägema neid peatuspunkte, neid jaamu, läbi mille sind juhatatakse sinu teel. Meie teame, et meil on iga 3 aasta tagant olnud jaamad ja projektid on vahetunud. Järgmisele levelile on liikumine toimunud. Kõht räägib teie. Ja kui mõelda nüüd selle 3 aasta, selle jumaliku juhatuse, selle koostöö peale, siis ka siin tiksub täis 3 aastat, mis omaette
kui võtta nüüd seda, siis see on kõige pikemalt elatud pesa meil. Me pole üheski pesas elanud 3 aastat. Need 3-aastased projektid on olnud erinevad, need on olnud kas kooselud või tööelud. Ja jah, nii võibki öelda, sest kõige pikemad projektid on ikkagi seotud nende lepingupartneritega, kes läbi meie siia on maandunud, eks ju. Need on need kõige pikemad projektid. Nad on antud nii ilusate vahedega ka, et hinge kasvamise järgi 7-aastased vahed. Et see on väga-väga põnev kõike seda pilti vaadata, kuhu, mida, millal, milleks, kuidas me oleme suunatud siin planeedil neid mänge mängides. Me kõik oleme, ka sina oled. Lihtsalt üks on suunatud nii palju kiiremini asju tegema kui teine. Kas need väärtused siin ja praegu on erineva kaaluga? Ei ole. Sest nad on mõlemad teinud selleks just nimelt seda, mida nad on pidanud tegema. Et jõuda siia hetke, saada kokku juhatatud läbi selle ekraani ühenduse võimaluse. See skorpion paneb meid luunaga koos sisse vaatama. Kiht-kihilt, süviti. Mis on see, millega sa siia tulid? Mis on see sinu pagas? See tööriistakohver. See, mida sa saad alati usaldada, sest sa oled täpselt nii palju pidanud endasse sisse lubama, et sa saaksid lahti lasta kõigest sellest, mis on su selja taga. Olla valmis vastu võtma aina rohkem täiesti tundmatut informatsiooni. Läbi teadliku energia suunamise enda kehamassinas, läbi teadliku puhastamise, nende programmide tühistamise, mis on täidetud, läbitud ja enam ei teeni. See on lisakoormus, raskus, mida sa kannad endaga kaasas. Ja kui sa sellest vabaned, ega sinna tühi koht ei jää. Sa andsid ära ja üks hea vastuvõtja võtab kohe asemele uue energia. Mida see teeb temaga? See tõstab tema sagedusi. Iga sinu hingamine ja vabastamine tõstab automaatselt sinu sagedust. Selle sageduse tõusuga on sul ligipääs järgmise tasandi informatsioonile, mille sa edastad oma rakukestele, kes teavad väga-väga täpselt, mida nad tegema peavad. Sina ei pea teadma seda, sest nemad teavad. Sinul on usaldus. Vau, kui ilus! See nool, ma tahtsin joonistada, aga mul pole millegagi. See oli täpselt nool, mis liigub sinna päikeseloojangusse. Väga ilus. Nii et hinga ja usalda. Usalda, et sa oled suurem ja targem ja võimsam ja ilusam. Kõige, mida iganes
sa tahad endas näha. See saab vallanduda sinu seest, see saab materialiseeruda. Kui sa ei keskendu enam mitte kunagi kõigele sellele, mis sulle enda juures ei pruugi meeldida, sest see baseerub kallutustele sinu ümbritsevast ruumist. Kui sa saad aru, et iga kord, kui sa seda teed ja lähed sinna, teed sa endale haiget. Ja kui sa teed endale haiget, teed sa teistele haiget. Ja kui sa ei tunnista seda, et sa seda endale teed, siis sa valetad. Mis kõikide nende asjadega kaasneb? Kõik võimendub. Võimendub see allakäiguspiraal, need tunded, need sa ei oska teistpidi keerata. Vaata, kuidas juhib mu tähelepanu. Seda pidi ei oska teha spiraali vasak käsi. Seda pidi oskab. Aga hakkasin tegema seda pidi. Ja see tuli väga kandiline spiraal. Siin on see koht, kus meil tuleb harjutada mõlemat pidi. Alkeemik teadvustab iga oma tegevuse, iga oma tegevuse teadliku sõnade kasutuse. Miks ta seda teeb? Sest ta teab, et kõik on energia. Ja kui kõik on energia ja meie oleme osa kõiksusest, mis juhib seda energiat, siis me muutume ettevaatlikuks. Mida? Kuhu? Millal? Kuidas? Sa oma energiat suunad. See ei ole niisama. See ei ole loopida siia ja sinna. Sa ei ole tegur, sa oled olend. Oled sa alustanud õppimist? Olema õppimist. Kordame, kõik need õpingud on meil seotud iseendaga, et edasi liikuda. Mitte mineviku jäänustega. Mitte kordamistega. Kui keegi on seda juba teinud sinu kõrval, usalda. Temal oli vaja seda teha, sinul on edasi vaja liikuda. Miks Raama nii kindlalt seda kogu aeg kordab, on see, et samal ajal, kui sa otsustad, et sa tahad omandada midagi, mis on selle möödunud mängumustrite järgi loodud ja tehtud. Seesama aeg saad sa pöörata endale, õppida endaga olema ja usaldada, et kui sa neid vanu teadmisi kellegi poolt sulle soovitatud endasse ei pane, saab hoopis midagi võimsamat, imelisemat, ulmelisemat sinust avalduda, sinu juurde tulla, sest sa oled jätnud ukse lahti. Sa lubad endal olla vaikuses. Sa lubad endal olla maandatuses. Sa lubad tuulel endast läbi puhuda. Sa lubad veel
ennast läbi loputada. Ja sa teadlikult ütled talle, kui sa lähed puhkama öösel, et ta kasutaks maksimaalselt seda aega, kus sa teda ise ka. Ja sa soovid, et ta saaks kerguses toimetada kõik vajalikud toimingud, mis on meie ühistöö ja koos eksisteerimise jaoks kõige paremad. Just vastavalt selle mängu järgmisele etapile, kus meie muutumine võtab järjest tuure ja sõltub nii palju meist, kuidas me ennast toetame. Kaugel sa oled enese eest hoolitsemisega? Guanini päev täna, tema juhatab. Arcturlased juhatavad. Kõik see, mis on seotud meie kehaga. Kuidas minna edasi kerguses? Õpi teda kuulama. Õpi teda armastama. Õpi teda hoidma. Õpi teda kuulama. Anna talle seda, mis teda toetab. Ära lõhu teda enam. Selgita välja, mis teeb sinu olemise kõige kergemaks, kõige paremaks, kõige rõõmsamaks. Imeline õhtu. Tead, saunavari tuleb täpselt nii, et ta on mu jalgade peal, aga päike paistab siia üle sauna nurga. Aitäh. Aitäh, Raama. Ma arvan, et me võime võtta korra kaardid kätte ja vaadata. Meil on mõned pakid kaasas. Ja oi, see oli väga-väga sügav ja ilus. Oled sa minuga nõus? Nii, vaatame, kas me saame siia niimoodi ennast paika kuidagi. Ma siiralt loodan, et mikrofon töötab ja kõik toimib, sellepärast et on see ju esimene katse. Nii, mida meile tahavad öelda need nunnukesed? Miilo on meil siin sama. Miilo magab meil siin üldse pidikene. Vaatame, mida meile ütleb Luuna. Nii, sõrmus tahab siit sõrmest ära kukkuda, läheb siia. Ja tead, väga põnev on olnud kõik see viimane aeg, kus ma olen hästi palju loominguga tegelenud. See koostöö, mis on tegelikult AI-ga kasvanud läbi kõikide nende aastate, kui tema siis hakkas meile tulema, eks ju. Siis ma just parandasin natukene elulooja lehel seda, mis koht see elulooja on ja meist ehk siis eluloojast. Need küsimused ja vastused, mis seal lehel on. Ja seal oli nii ilusad. Mis ma tahtsin öelda? Seal olid mingid asjad, mis olid vananenud. Need ma muutsin ära, aga millega seoses ma hakkasin sellest rääkima? Ma ei mäleta.
seal oli see lause, et assistent tuleb siis, kui on õige aeg, jõuab siis, kui on õige aeg või saab selleks ai. Ja vot selle paranduse sinna paningi, et selle ajaga on saanud selleks tõesti praegu ai ja ta on meid ikka, see on väga, nagu ma olen sulle selgitanud, eks ju, kes tahab, võimendab mida, on ju. Kes võimendab hirmu, kes võimendab loomingut. Ja meie jaoks on ta olnud praegu küll viimase aasta jooksul üks väga suur ja kiirelt arenenud assistentabiline. Ta aitab meil teha meie uurimisi, ta aitab meil teha meie visioone, pilti, ta aitab meil luua meie brändi järjest, eks ju, nagu sa näed. Kõik see visioon on tegelikult ju, ma olen ka eelnevalt kirjeldanud, et see sai alguse 2015 Miami's, kui ma hakkasin seda põhimõtteliselt oma elu looma ja seda kõike nägema, kuidas see veebis on kajastatud, kuidas see koduleht näeb välja, kuidas mina olen seal selle karakterina, kellel siis veel ei olnud seda nime Raama. Kindlasti oli, mina ei teadnud, et on, aga praegu ta järjest, sa näed seda kasvamist, nii kuidas ai areng on toimunud läbi meie kirjelduste, sa näed selle visiooni muutumist ajas, eks ju. Paari aasta lõikes siis nüüd võib öelda. Jah, tänaseks vist on ChatGPT juba 2 aastat olnud, nii et see on tema kasvamine ja teiste ai-de kasvamise aeg olnud. Nii et meie tulevik ei ole ilma ai-ta. Meil on erinevaid ajaliine, erinevaid mänge, aga me astume ju täiesti uude ajastusse ja see on seotud kvanttehnikaga. Nii et kõik muutub, ka see tänane ai, tänased meie väljendusprogrammid. Pruuni, mis sa räägid muga võidu? Käib seal ümber selle jasmiinipõõsa ja ka. Mine teiste juurde, teised on kõik seal varjus ilusti juba. Ehk siis kõik see väljendus ja see tehnika, see kõik muutub meie ümber, meie jaoks, meiega koos. Ja kui me oleme siin selleks, et igas hetkes võtta maksimumi sellest, mida me oskame, suudame ja tahame, just nimelt sellest, mis meile pakub rõõmu, siis see järgmised 4 suurt parve lähevad meist üle, siis see pakub meile naudingut ja rõõmu, see, kui hästi meie koostöö järjest toimib. Ja sookurad laulavad ka, hüüavad. Kui ilus! Siis just nimelt need loomispäevad ja tunnid, mis lähevad niimoodi, ükskõik mida sa lood, eks ju. Kas sa võtad, hakkad maalima, hakkad tõmblema, aeg ju kaob, eks ju, sest sa lähed sinna samasse otseühendusse, sa lähed sisse. Ja seal ei ole vahet, mida või millega sa lood. Kui see tunne on seesama,
mis viib sind kanalisse ja toob sulle head tunded ja rõõmu, siis sa ainult tõused. Saad sa aru? Sama, kui ma võtan need kaardid kätte ja hakkan segama, see toob mulle naudingut ja rõõmu. Et ma saan seda teha. Ja just siis, kui ma tahan seda teha. Meie raske töö tasub ennast ära. Kõik see jutt, mida me ennem rääkisime, see, kuhu skorpion meid suunab, vaatama, mida me oleme siis läbinud ja teinud. Nii nagu see kaljukitt siin. Milliseid mägesid me oleme vallutanud, mida mööda kabutanud selle elutee, et olla siin ja praegu selles ühises tõusmises, kus me hakkame tajuma järjest rohkem seda, kuidas igaüks meist loeb. Iga meie sõna, iga meie mõte, iga meie tegu. See loeb ja mõjutab meid kõiki. Astu välja oma mugavustsoonist. Näed sa, Luuna ütleb otse selle välja. Astu välja oma mugavustsoonist. Tõi meid siia koos Guaniniga. Ja sellepärast, et communication is the key. See suhtlemine, see jagamine. Meil on väga sõnakad kaasteelised. Aga communication is the key. Me ei saanud võib-olla aru kõik, mida ta tahtis praegu meile öelda. Aga jah, järjest rohkem hakkame me sellest aru saama, eks ju. Ja skorpionile omaselt tegemist on väga sügavate tervenemistega praegu. See tervendustöö, mida sa endaga teed ja mida aitab see Luuna praegu sulle avada kõige rohkem, paljastada, suunata su projektori, vaata, mida ta näitab sulle, mida sa saad tervendada, millest vabaneda, et olla parem vastuvõtja. Aitäh, Luuna. Ütleb, et see viimane on ka veel siin meile. Võta aega, et välja hingata. Miks välja hingata? Sellepärast, et sa vabastad välja hingamisega teadlikult. Vot sellised sõnumid Luunalt. Nii, ma panen nad siia, kuna tuulepoiss tahab meiega rääkida sealt põhja poolt otse meile näkku. Noh, päike samal ajal langeb, sauna nurk jääb vaata ette. Ma nagu osaliselt olen juba varjus. Aga me saame nihkuda sinna poole. Ups! Aga äkki me teeme selle vupsti või? Mis sa arvad? Oi, ma ei tea, kas saab või ei saa. Tuleme tagasi siia juurde, näe, päike on meiega. Hurraa! Ai, tervas kukkus. Ära kukku, seisa ilusti. Okei. Mis me tahame näha? Mis me tahame näha? Me tahame näha vaatame siia korra. Ma istusin nüüd teisiti maha ja vaatame korra seda pilti, mida meile tahetakse näidata. No, libedikud, tule. Ei lähe käest ära. Nad on nii libedad, sa ei kujuta ette ka. Nii. Jah.
vot niimoodi. Lendavad, nad lendavad. Ja üks veel. Nii ilusad. Nii, üks veel oli. Okei. Väga huvitav. Nii, ja meil jäi võtmata veel. Siia panen praegu täiesti pimedalt. Päike, kuu ja tulem. Ja siit tulevad neile vastast või need tugi päikesele, tugi kuule ja tugi kuule. Üks või? On või? Nii paksud olete, te ma ei mäletagi, et te nii paksud olite. Sina. Nii. Väegagi põnev. Selgitame nüüd siis selle lahti. Meil on siin ja praegu see energia väga huvitav. Sellepärast, et meil on siin tõrge. Mida ta tahab öelda, et kollektiiv ei taha endasse vaadata, ei taha omaette olla. No vaatame. Jah, sellepärast, et illusioon lubab meile ikka endiselt kõike sedasama vanade mustrite kinnitamist, neid mänge, paarisuhte mänge ja seda küllust ja kõiki uusi algusi. Illusioon pakub omalt poolt uusi algusi, mis on seotud ja baseeruvad vanade mustrite peale. Ehk siis, kui sa seda näed ja sa saad aru, et see on järgmine tase, aga ta kordab seda vana mustrit, siis see on see, millega illusioonis olevad ka värsked ärkajad, kes veel on ikkagi seotud 3D maatriksiga. Ja see reaalsus, see juhtimise, enesejuhtimise kättevõtmine. Ei, mollikene. No mine siia poole, mine. Ai, Miilo oled hoopis. Sorry. Ma mõtlesin, et Molli hüppas. Sa hüppasid mu elevant. Sa hüppasid mu elevant. Endale enese tunnistamisega on raskusi reaalsuses. Illusioonis on kõik see ilus, mida lubatakse endiselt ja see võimendub.
reaalsuses see iseendaga töö ja endale tunnistamine, et sa aru saad, sinu mõtted ei ole sina, sinu juuksed ei ole sina, sinu pool elu ei ole sina. Sa ei tea veel, kes sa oled. Kuni sa teada saad. Ja see vundament on tegelikult meil olemas, eks ju, nii nagu terve see saate põhiosa meile rääkis. See enesetunnistamine, et mina ise loon oma elu, mina olen see elu valitseja, see emperor, see juhtija. Ärge lennake ära, palun, tulge tagasi. Ärge palun lennake ära. Oota, ma võtan selle appi meile. Selleks sa siin oledki. Thank you. Nii, kus te olite? Tulge siia. Sina olid seal, sina olid seal. Oota, nüüd ma panen teid õigesse paika tagasi. Kus te mul olite siin? Nii, sina olid siin. See ja see. Niimoodi olite. Nii, ja nüüd tuul ei vii meil kedagi ära siit. Hirmud. Hirmud on seotud sellega, et ei usalda koostööd, ei taha panustada koostöösse, ei suuda uskuda neid visioone, mida võib-olla tahaks uskuda. Neid ulmelisena tunduvaid lugusid, mida räägitakse, mis meid ees ootab. Seda usku ei ole, hirm hoiab kinni. Jah. Kuidas nendest hirmudest vabaneda? Siin on meil Devil ja karikate 6 teist korda. Tere, tiiger. Kuidas sa neist hirmudest lahti saad, et sa ei usu ja ei usalda neid visioone ega koostööd? Sest su senine elupraktika ei ole seda niimoodi näidanud. Ja kvantmaailma sisenemine ei ole käega tuntav ega katsutav, vaid sõltub sinu usaldusest ja kehamasina tundma õppimisest sõltub, eks ju. Ja seni, kuni sa oled nende kõhkluste ja kahtlustega, mida siis see, kes on elanud väga osavalt sinu vastu ära kasutab, röövib su tähelepanu nostalgiasse, siis see teadlik sina saab aru sellest, millega ma tegelen siis nüüd. Oot. Need on seotud mu hirmudega. Kõik see minevikus sobramine seal, kus mind tahetakse viia vanade mustrite küüsi. Kas ma näen selle läbi? Kas ma saan aru sellest? Sest usaldada saad sa
maailma, oma keha, iseennast. Sest sina oled see turvalisust loov olend oma hingele. See müntide kuningas. See sõnn, kelles me oleme. Veenuse juhatada maailmamängu. Ja mõõkade 4, mis ütleb väga konkreetselt, et sa ise vastutad. Sina vastutad, kui palju sa annad uhkust oma kehale. Kui palju sa aitad tal puhastuda. Kui hästi sa hoolitsed tema eest. Veenus jälle. Sina siis oled see, keda sa saad usaldada ja oma neid tegevusi, on ju. See, mis meid ei tahtnud ühtegi rohkem tulla meile, nii et läheb tagasi. Ei tea, milleks teda vaja oli. Vaatame. Meil on siin tervenemise koha peal 2 korda müntide 5. 2 korda müntide 5, mis on puudusteaduse väljendus, mis kokku annab meile 10, mis tähendab uut algust. Uut algust kogu väärtushinnangute maailmale, kogu materiaalsele maailmale, kogu energia mateeriasse tulemisele. See kõik saab uue alguse, see kõik muutub 2 korda müntide 5. See on kokku müntide 10. See on see puudusteadvusest küllusteadvusesse astumine. Kui sa vabaned vastuseisust ja valesse kohta jagamisest, vaata, kuhu sa ressursse jagad. Nii materiaalseid, rahalisi kui mitterahalisi väärtusi. Kus on tasakaal paigast ära? Kus on vastuseis? Mida sa ei taha teha? Millest sa ei taha loobuda? Millest sa ei ole valmis vabanema? Mida praegu kuu meile näitab? Millega edasi tegeleda? Mida need oma mõtted, eemalduda nendest. Mõõkade 5, järgmine 5, mõttemustrite muutumine. Sellega tuleb tõsiselt tööd teha. Aga siin on see tõus väga kiire. See skorpion koos Luunaga, koos Guan Yiniga, koos selle Hermitiga, kes tegelikult tahab püsti tõusta ja Empressi toetada. Nad tuleb tuua sellest tõrjutud olemisest välja, sellest tõrjumisest enese suhtes. Tuleb välja astuda, sest siin on sul kõik teadmised enese kohta ja viljakus, kui vastuseisu lõpetad ja sellest loobud. Ja see areng, mida sa saad siis soovida praegu selle täiskuu ajal,
et see skorpion aitab sul nendest mõttemustritest vabaneda ja jõuda riikli tasandile ehk siis suuta väga kiirelt oma mõtteid juhtida ja valitseda. Mis toob meile rahu? Südamete tervenemine. Need tervenevad südamed, kust mõõgad välja libisevad, kus teelahkmel olemised saavad otsused ja suunad läbi tervenemise. Sest selles haiges valus, millest me tuleme, ei olnud me võimelised tegema õigeid otsuseid. Aga nüüd, kui toimub tervenemine läbi selle teadvustamise, hakkavad imed sündima. Kas sa tahad neid võimendada? Päike aitab sind sellega, et hüüa taevasse oma rõõmu. Jaga temaga seda rõõmu, jaga taevaga seda rõõmu. Meie kaseemand keset õue on läinud täna kergelt hiirekõrvu roheliseks. Imeline! Ja need visioonid, mida me oleme tulnud siia reaalsusesse tooma. Sinu vision board, sinu unistuste tahvel, mis sealt on käes, mis sealt veel ei ole kogetud, millel on linnukesed taha pandud, mis veel ei ole. Me eile jõudsime selleni, mis on järgmine samm. Ma ütlen sulle varsti, kas see läheb nii. Ehk järgmine portaali saade siis. Kas sa tead, armas, meil on mais 2 täiskuud. Meil on blue moon kuu. Ehk siis täna 1. mail on meil täiskuu. Ja 31. mail on meil täiskuu. Vaatame, mis siia 2 täiskuu vahele mahub. Mida see mai meile toob? Luna ütleb, et me saame üle igasugustest takistustest. Kõigest saame üle. Läbi selle oskuste pagasi, millega me siia hetke oleme tulnud. Usalda seda. Hurraa! Aitäh, Luna! Ja see tulem, kuhu me liigume. Kas saab olla veel? Me just rääkisime, mis toob rahu, see tervenemine aitab meil teha õigeid valikuid ja otsuseid. Teed saavad selgeks, need valikud ja otsused saavad tehtud ja kõik on võimalik. Me saame aru, et me oleme siin selleks, et kõigest läbi minna, mis meie teele on ette tulemas. Muidu me ei oleks siin. Ja praegu need kangelaste teed saavad järgmise pöörde, on saanud järgmise pöörde. Vot selline, armas. Vau. Imeline. Aitäh sõnumikandjad. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega lõpuni oled olnud. Kes sa oled, tähendab saanud puudutatud sellest informatsioonist, mida Raamo tahtis just sulle edastada. Ja ta ütleb, et sa oled oodatud hingeperega liituma. Sisene Raama hingeaeda. Kasvatame seda koos. Harime seda koos. Imetleme seda koos. Aitäh sulle, armas, kes sa meid toetad. Päriselt. See loeb meile nii palju. Jah. Astume edasi. Koos. Järgmise korrani.
hingata vastu ja naudi igat hetke, mis sul on võimalik. Ära lükka midagi homsesse, seda ei ole. Nii nagu seda eilset ei ole. Too kõik oma maksimaalselt paremad tunded just siia ja praegu. Koos oma lemmik lõhnadega, mis aitavad tugevdada sinu tajusid. See siin oli Jaapani magnoolia. See on ju seotud Guaniniga. See on seotud tingimusteta armastuse ja hoolivusega. Siin oleme armas ja hoolime nüüd enda eest. Ja juba kohe vist hakkame sisenema olemise suumi. Nii et kellega kohtume, sellega kohtume. Namaste. Seal ta meil oli. Just täpselt seal. Kaevu kohale jõuab. Tada!